klientide liitmine ehk merge'imine. Kui on sattunud nii, et samanimelisi kliente on mitu, tihtipeale on see tulnud kas impordi kaudu läbi kassa, kui ei suudetud klienti tuvastada, või kõige levinuma variandina e-poe kaudu, kus ei kontrollita kliente, siis võivad meil olla veidi erinevate andmetega, aga samade nimedega mitu klienti. Nimelt, kui ma üritan lihtsalt lisada samanimelist klienti, siis kui ma salvestama hakkan, siis ta tegelikult hoiatab, et selline klient on juba olemas ja eks ma pean siis tegema vastavad järeldused ja mitte sellist klienti uuena looma. Aga kui ta tuleb kusagilt väliselt, siis me seda kontrollida alati ei suuda. Ning praegu on siis vaja need 2 viimast rida viia kokku. Nagu näha, tagumisel on antud meiliaadress, ülemisel aga jällegi telefoninumber ja aadress, mõlemal on tehtud arveid ja laekumisi ja märgin nad siin vastavalt ära ning ta näitab ka märgitud. Ja kindlasti, kui ma hakkan järgmisi kliente kokku viima, siis tuleks vahepeal tühjendada valitud kliendid ja teha uus valik. Märgin ära ja vastavalt ilmus siia uus nupp ühenda, mis on ainult selle plugina korral kuvatav. Klikin sellel ja ta näitab mulle siis siia ära rohkem informatsiooni nende klientide kohta. Kindlasti tulekski arvestada, et just neid kliente oleks mõistlikum alles jätta, kellel on rohkem arveid. Nii et praegu siis selle esimese rea märgin ära. Kohe küsib ta siis, kas oled kindel, et soovid valitud kliente ühendada ja et seda ühendamist ei saa tagasi pöörata. Ja kui ma klikin siin merge, siis ta ongi need andmed kokku viinud ning vastavalt siit kliendikaardilt näen ma kõiki neid arveid koos, laekumisi koos ja ka see e-posti aadress lisati siis hoopis sellest teiselt kliendi kirjalt siia esimesele.